Best of both worlds, Hannah Montana reference. Kui nagu võimalus oleks, ma reaalselt nagu teeks suga asju. Väga hea ja kvaliteetne ja expensive nagu vibraator. Ma olen väga freaky, ma tapan su ära ja... I'm taking that shit home. Reaalselt, ei tea miks. Ma tean. Teie ees on Messi Express. Tere! Oleme siis tagasi uue episoodiga. Jätkuvalt oleme biblioteekis, aga seekord meil on natukene specialim episood, sest et meil on külaline. Hello! Ma reaalselt manifesteerisin nagu, et siia tulla, sest et te olete põhimõtteliselt ainuke podcast, keda ma kuulan nagu Eestist. Ja nagu ma enne kirjutasin Pepile ka, nagu, et ma olen teie teist episoodi vaadanud mingi 3 korda. Nagu see on haige. See on nii crazy, sellepärast me arvasime, no esiteks me filmisime seda teist episoodi mingi 1 000 000 korda, ja lõpuks tuli mingi pask ja ma olin mingi tavai. Kõik käivad meile ajudele, sellepärast me peame selle episoodi välja laskma. Yeah. Emil ütles, et on mitu korda kuulas, ma olen mingi... Reaalselt. Okei, sa tuled. Reaalselt, ma olen nagu teie nii suured fännid ja nagu see, et ma olen nüüd siin ja see on mu esimene podcast ka nagu ever. Ja et see on mu esimene podcast nagu reaalselt nagu suvi saaks paremini alata. Kas keegi nagu... on kellegi kunagi virginity võtnud? Te võtsite mu selle virginity vähemalt. Aga ei, meil on täpselt samad emotsioonid. Me oleme väga-väga ärevil, et sa tulid meil siia külla. Meile väga-väga meeldib Emili uus lugu, kui sa veel pole kuulanud, siis Annaks veel on väljas, nii et go check it out, eks ole? Annaks veel ja veel ja veel. Ja saad aru, enne Kets ütles lihtsalt selle pealkirja, mul nüüd käib see peas nagu. Oh my god, reaalselt ma olen nagu kurjasid kirjasid saanud, et nagu see jääb nii kummitama. Nagu see refrään. Inimesed on kirjutanud mulle, miks sa tegid selle loo nagu... Wow, sa oled nagu see... Lidl tegi eelmine aasta selle suva. Mina olengi uus parim suvi. Oh my god, I'm so sorry about that. Aga nagu samas ei ole ka. Sest see oligi mu kogu eesmärk. Never apologize. Never. Aga alustadeski sellest, ma arvan, et meil ongi võimselt hea võtta see noot lahti muusika teemal. Et kas see on nüüd uus algus, kas sa oled artistina siis täielikult naasmas või on pigem selline katsetus? See on ülihea küsimus ja või tea isegi. Ma pigem katsetan, ma lihtsalt nagu viskan neid spagette vastu seina ja nagu vaatan, mis seina külge jääb. Aga nagu jaa, süke eesti keeles teha on tegelikult nagu üli fun, eriti praegu, sest Eesti muusika täiega pop-offit praegu nagu. Ja ma mõtlesin, et ma nagu proovin ka, mul tegelikult ei olnud üldse plaanis nagu teha eesti keeles, ma lihtsalt nagu läksin stuudiosse ja proovisime midagi ja siis see fucking meloodia jäi endal ka nagu kummitama pärast seda sessi ja siis see demo oli ka üli nice ja siis mõtlesin, et aga davai, why not nagu teeb ära, vaatab, mis tagasiside on. Oota, kas sa ütled, sa ei tee eesti keeles, kas sa nagu ise valikuliselt ei taha või? Pigem ma ei ole tahtnud ja, sest ma pigem vaatan nagu välismaale, nagu proovin teha nii palju kui võimalik. Kõik need tantsumuusika, feature'id ja collab'id ja asjad, et nagu see mul on praegu ikkagi nagu põhirõhk ka. Et ma tahan ikkagi nagu välismaale vaadata ja riskida ja proovida vaadata, mis sealt tuleb. Aga süke fun projekt on nagu see eesti keeles aga eesti keeles on nii nagu... Ja vaata, meil on nii väike riik, see on keegi ei oskagi eesti keelt, see ei ole nagu mingi taad, me räägime mitu miljonit inimest seda. Ja eesti keeles on nii palju raskem kirjutada, aga samas, kui sa kirjutad nagu mingi asja, siis see on nagu see tunne on nii palju parem ja... Ma mäletan, sa tegid neid cover'id ka. Ja, Pepi teab. Ma oleme Pepiga tegelikult nagu mingid lapse. We go way back Pepiga reaalselt. Seda ma tundsin Emilit nagu enne, kui sai artist. Mul olin Emilile. Can you imagine? Ei, reaalselt. Ma teadsin, et Emilit kuulsaks. I love it. See on murust nii crazy mõelda tagasi. Ja ma mäletan, kui su esimene laul tuli välja ja see muusikavideo, ma olin nii tempted, et ma kirjutan, et kas see on su eksist? Jaa. Nagu see oli 100%, see oli mõrust nii hea, ma olin nagu mingi bitch. Ei, mul pigem on lood nagu, ma ütleks, et need, kus ma olen nagu artistina kaasatud, sest et hästi palju ma teen lugusid nagu lihtsalt tegemiseks nagu, kui sa professionaal, siis sa nagu lõpuks nagu lähed selle teed, aga näiteks selle sama looga ka ikkagi nagu suht alati on nagu keegi seal nagu taga. Siis sul on keegi silm peal või? Ei nagu annaks veel nagu, kui võimalus tekiks nagu see on nagu selle looga oli ka see, et ma ei viitsi nagu mingit hullu kunsti teha nagu ma lihtsalt olingi see, et nagu
flow ja pealt. see müüb ilmselgelt. Inimestele meeldib see lihtsus. Täiega. Vaata, kui sul jääb kummitama, siis sa kohe tead, et see on hitt. Ja. Mingi ülikeerulise laulu ja see ei jää kummitamine, siis see saab catchiks ja siis see ei lähe nagu kuskile. Ma olen täiega nõus ja ma ka üldse nagu eriti Eesti artisti projektiga, ma ei viitsi nagu hullu kunsti teha, nagu ma ei viitsi hakata mõtlema, et nii, mis sõna panna nüüd sinna, et nagu, et see oleks hullult nagu äge, noh, natuke ikka, aga nagu üleüldine, see peab ikkagi olema lihtne, catchy meloodia, nagu peab olema hea ja ma ei tea. Ega seal ei olegi vist väga midagi muud. See on nagu, see annaks veel sinu baby, aga ta tõesti on. See on selline, me ei rääkinud rasedust enne. See on nii relevant. Aga ma mõtlen, sa teed nii palju koostöid teiste artistidega. Mis on su nagu kõige lemmikum olnud? Või kellega sa naudid kõige rohkem? Ja kellega nagu sujus kõike? Kas mehed või naised? Kumaga on parem koostööd teha? Oh my god, üldse tegelikult, see on täiesti tea. Ja me tahame teada, kes üldse ei meeldi. Oh my god. Ei no, selliseid on ka. Muidugi. Notes kus su märkmik on? No selliseid on ka ikka, kes nagu lähed sessi ja siis oled nagu, mida sa teed nagu. Äkki nagu sul on mingi teine nagu passion või midagi. Ei, tegelikult kõik ikkagi las teevad seda, mis neile meeldib. Aga vahel on ikka nagu siukest kogemus ka, et nagu ma carryin nagu seda sessiooni praegu, et nagu ja et, aga noh, teed ikkagi ära, oled professionaal ja vaatad, mis pärast nagu tuleb. Aga oota, sa enne küsisid ka, kes mu lemmik on olnud? Nagu ma ütleks, noh nüüd tänapäeval me ei ole nii palju sesse teinud enam, aga Vateva kutid, Hugo ja Chris. Ja see oli, teil oli nii hea dünaamika tundus nagu ülimalt hea. Ja nagu need kaks kutti lihtsalt leidsidki mu kusagilt nagu Rakverest üles põhimõtteliselt ja kutsusid stuudiosse. Meil on veel üks maakas siin. Ma olen uhkusega maakas nagu reaalselt. Oota, kas nad panevad sulle kogu aeg niimoodi puid alla nagu? Me oleme Pärnus, Ketšen Viljandist, nii et me oleme kõik maakad. Meie olemegi see 3. Eesti, ma ütlen teile. Representime 3. Eestit praegu. Aga vaadake, kus me oleme praegu tao. No ma räägin, Tallinnas Metropol. Me oleme nii Metropolis reaalselt. Kui te ei teadnud seda, siis Janelle tegelikult tegi petitsiooni, ta kogub allkirju, 1000 allkirja on vaja, et see saaks üldse valitsusse. Ta tahab Tallinnasse metroo rajada. Jumala õige. Sellepärast, et ta elab Mustamäel ja tal on vaja sealt teise linna otsa kiiresti. Ei, reaalselt, fuck Rail Baltica, meil on Tallinnasse metrood. Fuck Rail Baltica. Irrelevant. Nad ehitavad seda. Jaa, nad ehitavad. Oh my god, vaesed inimesed ja nende kodud. Miks trammiliin number 2 ei tööta? Ei, what the fuck is going on with that? Nagu, mitte, et ma hullult trammiga sõidaks, aga nagu... Isegi mina tean. Ei, tegelikult ma ei tea, aga ma tean, et seda liini pole lihtsalt. No kui üldse tramme ei ole jälle, ma ei tea. Okei, me hakkame lihtsalt Tallinna üle. Mul on puid panema nagu täiesti. Järgmine ülalini on Mihhail kõrval. Siin diivanil istub meiega. Nii, räägime. Ühesõnaga, et nad leidsid mind kusagilt Rakverest üles, kutsid stuudiosse ja üks asi, mida ma appreciate nende puhul oli see, et nad lihtsalt nagu ei pannud mind nagu laulma, et ta laula see sisse vaata, vaid nad reaalselt panid mu nagu kirjutama ka, et nagu, et ma nagu olin selles protsessis kohe sees ja mul hakkas nii meeldima ja see oligi nagu alles siis, nagu ma hakkasin laulukirjutamisega tegelema, kui ma olin mingi 16. Ja ever since sa teinud seda. Ja nad on nagu alati kutsumid tagasi ja nagu me oleme niisama ka hänginud ja nagu nad on nii armsad ja ma ütleks, et Vateva nagu, ma nagu võlgnen neile mõnes mõttes nagu oma alguse täiega ja nad on nii toredad. We love you. Reaalselt, teeme veel lugus. Millal tuleb uus kollab? Meil on reaalselt mingi 3 tükki juba nagu, ja mul on Vateva 3 lugu, nagu that's crazy. Aga tegelikult üks võib-olla tuleb isegi. Aga ma ei ole kindel too, aga üks on päris lahe asi. Aga samas nagu sahtlisse kirjutab. Sa ise ei esine üldse? Väga mitte. No väga pigem mitte on ja. Nii et kus kohas su raha tuleb? Kui palju artistid Eestis üldse teenivad? Sittagi. Aus. Artistid saavad ju mingid artistid toetust. Saavad või? Kultuuriministeeriumi ja koroona ajal hakkas jagama mingid toetusi, ma arvast, ma ei tea, ma teist sõprat on kuulnud. Well, I didn't see any of that.
aga ma ütleks, et 2 kohast pigem esinemiste pealt ja nagu sponsorid ja bränddiilid, nagu need on need, mis nagu toidavad. Kuna Eestis on autoritasud nagu nii väiksed, see on ka üks põhjustest, miks ma nagu Eestis väga ei taha teha. Nagu välismaal Saksamaa turul näiteks on nagu mitmekordselt, nagu 4 korda nagu suuremad autoritasud. Palju on Eestis? Ma ei tea niimoodi täpselt, aga keegi kunagi tõi ühe näite, et nagu kui näiteks Eesti Raadios mängitakse lugu ühe korra, saad 10 senti, on ju. Eriti nagu laulu kirjutajana, nagu produtsendina, sa saad selle production fee nagu. Ja aga laulu kirjutajana, nagu sa ei saa mitte midagi, sa ei saa nagu mingit flat feed nagu üldse. Ja et sa saad ka ainult autoritasude pealt nagu publishing rights. See on nagu nii rumal, sest et sa nagu mõtled selle peale, et tegelikult artistile nagu väga paljud saavad lihtsalt selle nagu pärast kuulsaks, neil on head laulud. On ju. Ja väga paljud on lihtsalt, et neil ei ole mitte mingisugust stage presence'it tegelikult üldse. Ja nad sõidavadki lihtsalt selle pealt, et nagu... Ja plus, kui palju panevad tähele seda, et kes tegelikult on sõnade autor või viisi autor. Väga mitte tegelikult. Ja kes produs selle laulu, nagu ma ei vaata. Keegi ei pane tähele, sest ma nagu mingi okei, davai, see on Kelly laul, siis see on Kelly laul. Ei, see on üliaus. See on üliaus. See on üliaus. Nii palju inimesi on tegelikult nagu in the background, kes teevad nagu loo nagu hitiks. Ja jah, nagu nende välismaa collaborationitega on see ka hea, et ma saangi nagu vocal fee ka tavaliselt, mis ongi nagu flat fee, ja ma saan nagu sealt ka veel nagu lisatulu, aga muud, ma ei tea, mida te Eesti artistid teete, nagu ma ei saa nagu, kuidas me nagu ära elame. Sul on kellegi beefi ka tulnud või? Beefi või? Nagu selle ükskõik mille pärast, nagu mingi, et ma ei tea, sulle meeldib ühtemoodi laul, talle meeldib teistmoodi laul või et ta ei anna sulle piisavalt kreditit või kas sul on ka mingi autoritasud jääd saamata või? No eks neid ikka on tulnud ette siin aastate jooksul, aga nagu ma alati üritan kuidagi nagu olla sellest veits üle, sest et minu jaoks on olulisem nagu need pikaajalised suhted, kui see, et nagu mingi üks projekt nagu võib-olla ei ole nii nagu ideaalis nagu selles mullis nagu äriliselt. Wow. See on ikkagi music business on taga, kui ma tahaksin, aga nagu jah, isegi siin väikses Eestis on nagu draamasid, mis on crazy. Ei, no mis väikses Eestis on isegi draamasid. Väikses Eestis on kõik draamasid. Reaalselt! Kõik jäävad üksteisele ette. Oh my god, see on nii aus ja nagu mida rohkem ma olen hakanud ka nagu Eestis ka nagu tegema asju, siis ma nagu kuulen nagu siit-sealt igast jutte ja ma olen nagu millega me tegeleme nagu... Ma olen ka nagu kuulnud, ma just mõtlesingi, et kuidas nagu need Eesti artistid üldse nagu viitsivad tegeleda sellise jamaga, kuidas nad nagu nii ära nagu tõusevad, ma ei kujuta ette. Ma ei saa ka aru. Et kas see on nagu, kui sa võrdled välismaal nagu inimestega, kes kollaabid teinud, eks, et kas nad pigem on nagu rahulikumad ja nad on professionaalsemad või on pigem ikkagi eestlased kõik 2 jalaga maa peal nagu? Oh my god, see on üli hea küsimus. Diplo jääb küll siukse mulje, et tahab kõiki bängida. Kes see? Diplo või? Kuidas Don Diablo kuidas sul oli temaga? Meil on nii palju küsimusi, ma ei tea, Diplo, Don Diablo, kes... Okei, räägime siis Don Diablo ära. Diplo be banging too, nagu suht kindlalt, nagu mõtlesin, et Diplo. Ma teeks sama. Ta on siuke issi. Oh my god, ta on nii daddy. Oh my god. Aga see Don Diablo, nii räägis, lükkame siis selle juba laua pealt ära, räägi ära, mis oli, kuidas need juhtuvad, millised nad on, kuidas see kogu protsess oli? Ma ei tea reaalselt, see oli reaalselt niimoodi, et mulle tuli sõnum, Lucky Luke, kes on ka siis nagu teine artist nagu sellel lool, kirjutas mulle mingi kell 9 õhtul, see oli vist mingi novembris või midagi, et ma ei tea, kuidas see juhtus, aga nagu Don Diablo tahab nagu ka selle laulu peale tulla, ma olin nagu whatever you need nagu let's fucking go. Ja nagu niimoodi need asjad juhtuvadki nagu, see on mõnes mõttes nii nagu loteriimäng, aga samas, mida rohkem sa nagu töötad, mida rohkem projekte sa teed, seda suuremad chance'id sul on nagu selle loteriiga võita, vaata. See on ilmselt mingi networking ka. Jaa, kindlalt, ja et sa pead ikkagi nagu hustlema nagu räigelt. Ja ma arvan, et sealt see tuligi nagu neid lugusid pitchitakse tegelikult kogu aeg, nagu kõik, seal ongi nii suur tegelikult meeskond taga, nagu kõik plaadifirma inimesed, kirjastuse inimesed, managerid, kõik ja produtsendid ise, artistid, DJ'd jagavad omavahel asju. Ja ma arvan, et see nagu juhtus õigel ajal nagu õigesse kohta. Ei, see on ülikõva reaalselt, nagu näitasid nendele Eesti kuulsustele, et kurat ei ole üldse nii äge. Kuidas siin asju teha? Reaalselt nagu, ma mõtlengi, et nagu meil Eesti I'll try. Ei, see on ülikõva. Tommiga panna ühele pulgale. Jaa, täpselt, et sa astusid täiesti üle neist nagu. Ma nii ja nagu, ja no see on mega hustle, aga nagu
just see oli nii naljakas, nagu just paar nädalat tagasi ma läksin nagu välja ja siis üks sõber võttis mu peale ja siis täpselt samal ajal, kui ma nagu autosse sisse astusin, tuli raadios, tuli Annaks veel nagu täpselt samal ajal, ma olin nagu minge kõik perse. This is my moment. Ja nagu, ja siis nagu sellistel hetkedel mul tulebki meelde, et okei, nagu see on tegelikult mega raske ja ma olen enamus ajast nagu nii läbi põlenud, aga nagu need hetked on need nagu, mis meenutavad, et miks ma nagu teen seda asja. Aga kas enda laula jääb närvi ka või? Oh my god, see oli fee, mul on nii kopes. Mul on nii kopes, sest kui ta Annaks veel nagu ei anna enam. Ei anna, jah. Enam ei saa. Aga kas me näeme Annaks veel kuskil laivis ka või? Ma arvan, et see on see, mis on inimeste küsimus. Ma tahan täiega teha nagu akustilist versiooni, nagu siukest, vaata, et praegu Annaks veel on, ta on veits siuke träna, vaata, nagu tal on ikkagi nagu bassi ja nagu autos kuulad oled nagu tiksud, vaata. Aga siis ma tahaks teha versiooni, kus ma olen nagu südames, nagu Annaks veel nagu, et nagu terve tussi pane sinna sisse. et nagu veits teist versiooni nagu reaalselt nagu, et noh, veits nagu muuta, aga tahaks küll teha, jah. Ei, see on aus. Mulle meeldib laivis ka. Mulle taga meeldib, kui artistid ise katsetavad enda nagu olemasolevate lugudega. Et veits mingi spice-up'id laivil. Jaa, ma olen täiega nõus. Plus mulle meeldib nagu teiste lugudest ka teha nagu remix'e. Ma olen teinud TikTokis ala mingi, et kuidas see lugu kõlaks eesti keeles või midagi sellist. Ja nagu proovin teha normaalselt seda, nagu mitte cringe'ilt, aga noh, see selleks. Aga jaa. Mulle täiega meeldib ka nagu remixida asja. Ja nagu minust see TikTok on ülihea nagu muusikale üldse. Thank God, et see tehti. Sest kõik läheb viraliks, kõik hakkab sörklema, sul tuleb räige kuulamist nagu kogus. Ja see on lihtsalt nagu best asi, mis saab üldse juhtuda. Ja kui keegi teeb veel mingi trendiga, no siis sa oled vapsi jääna. Siis sa oled vapsi. Kõik tehtud. Aga jällegi, seal on väga palju mängus seda, kas sa oskad seda teha. Ma just hiljuti, kui sellest rääkisin mu sõbrannaga sinust, Emily, et sa oled nagu väga hästi nagu suudad neid videoid panna sinna. Et tegelikult TikTokis sa ei saa iga mingi jamaga sinna üles laadida, et siis see nagu ei lähe niimoodi, et kogu nagu see kvaliteet ja see nagu idee, mis sa paned, et naine kütab nii nagu peab. See on mulle ka for music olnud. Nii tore, eriti selle Annaks veel asjaga on mul nüüd popid, võib-olla seepärast ma ise nagu salkisin. Kuule Peppi, mis sa räägid, sul ei ole TikTok'i, sul ei ole mitte midagi. Ei ole või? Ei saad aru või? Peppi on meil, ma ei tea, mingi mental health, ma ei tea, kus kohas. Vend ongi kotiga käib ja rändamaid mööda maailma. Telefoni tal ei ole. Telefon on kadunud. Ja ta screen time on 40 minutit. I love that though. Ma tahan ka sinna pürgida kuhugi jõuda. Jõuame sinna. Me võtame inspiratsiooni sinust. Jah, aga nagu see oli nii huvitav moment ka just üks väga suur Eesti artist, kes on nagu reaalselt nagu legendaarses staatuses juba nagu oli ka nagu stuudios, tegi oma uut lugu, just tuli välja, aga ma võib-olla nimesid ei julge veel nimetada, vaata. Aga samas see ei ole nagu midagi hullu. Tuli nagu minu juurde küsima, et kuule, kuidas seda sotsiaalmeediat ikkagi teha, nagu, et ma vaatan see seal TikTokis nagu teed, vaata, et kuidas seal TikTokis ikkagi nagu teha asju. Ja ma olin nagu, bro, sa küsid minu käest, sina oled nagu legendaarne nagu muusik Eestis nagu. Tead talle, bro, sa oled liiga old selle jaoks. Ei reaalselt nagu, sa ei saa hakkama, ära isegi proovi. Ära trüki. Jäta platvorm mulle. Jäta meile ka midagi, reaalselt nagu. Stick to your lane nagu. Aga see on õigustatud, sest tegelikult nagu sa päriselt teed nagu head contenti. Et see toimib. Väga appreciate. No meil on ka ju, kuna meil on nii-öelda mingi TikTok account ja baba. Aga sealt ma leidsingi teid. Päriselt? Jaa, sealt ma leidsingi teid ja ma nagu kohe, ma olin nagu hooked. Vaata ikkagi, et veits toimib seda. Täiega, oh my god. Rääkides sellest TikTokis, meil on väga hea meel, et sa viskad Emilit meie For You page'ile ja jagate head contenti, aga mis beef meil on? Jaa, ei, meie omad ei lähe. Ma ei tea, keegi vist mingi reportis või. Ma räägin, me saime bänni. See oli kindlalt mingi Eesti mees, mingi, kes ei ole meil on mingid mehed ja kes on mingid naised. Aga midagi juhtus seast esimesed, nagu meie postitused said kohe mingi 20 000 vaatamist julgelt nagu jõhkralt lugineid. Ja nüüd lihtsalt nagu me jääme kuskile kinni. Aga TikTokil ongi vahel mingi see, ma ei tea, paneb näkku täiega. Me peame kellelegi maksma. Või keegi peab kellegi magama. See on vana hea. Naturas ja kõik asjad korda ajama. Business is business. Vaat see on see, kui sa võib-olla oled vaene, siis jah.
sa pead leidma kuidagi mingisuguse lahenduse. Aga sellel on ka väärtus, ma ütleks. Nagu rahaline. Ja nagu kas vähe sa ei magaks kellegiga ja kui ta oleks nagu mingi, ma teen sind kuulsaks. Ei näiteks. Nagu seda on üli palju. Seda on või? Ei, mitte minuga. Sulle pakutakse. Oh my god, aga tegelikult nagu... No Emily, there's no going back now. Oh shit. Ei räägi, kuidas sa kuulsaks. Kellega sa magasid? No õnneks minu talent on olnud nagu piisav praeguse hetkeni, aga nagu isegi siin väikses Eestis ma olen nagu, see on crazy, kuidas osad nagu... Räägi välja juba, mida keegi teeb. Nagu, miks sa siin turul tahad nagu... Kuulsaks saada või? Jaa. Ma ei hakka nimesid nimetama, aga vaata, osad mingid Eesti artistid on, kellel on rikkad mehed, kes plekivad. Ei nimeta. Kes plekivad nagu kõik asja kinni, et nagu tegelikult sorry, jumala eest, sa oled väga tore inimene, on ja? Aga sa ei ole artist. Mida sa pushid seda? Mida sa raiskad raha? Aga on, vaata, mõned ei saa sellest aru. Ma ei hakkagi nimesid mainima, aga meil on siin teatud härrad, kes lihtsalt nagu 10-15 aastat järjest iga aasta käisid Eesti Laulul ja ei saanud aru, et see Eurovisioon ei tule koju nagu. Sorry, see on naised, mitte härrad. Meil olid seal ikka 2 väga püsikundet Eesti Laulul ikka 15 aastat, kes ikka ei andnud järgi. Oh my god, Eesti Laul on üldse nii teine teema ja... No Eesti Laul on see nagu, mis seal üldse toimub? Emili, kuidas sul läks? Sa oled Eesti Laulul käinud? Ma olen 2 korda käinud. Esimene kord, kui ma käisin Sevaga, vaata, siis me saime finaali, jäime viimaseks. Love it. Vähemalt saime finaali. Slay. Ja siis ma käisin 1 korra veel üksi, aga siis oli see aasta, kus olid need veerandfinaalid, vaata. Ma ei saa sealt ka edasi. Fucking failure. Pole hullu. Fucking failure, aga lugu oli iseenesest, et... Ma ei saa üldse aru, nagu need Eesti Laululood on nagu nii, ma ei tea. Saad aru, tead, mis on nii haige? Saad aru, te olete Emilit kuulnud laulma, see on ja laulab nagu kulda. Nii on. Saad aru, ta käis Eesti Otsi Superstaari ja need kohtunikud olid umbes mingi, ma ei tea. Ja ma ei saanud edasi esimesest voorust. Nad ei lasknud edasi mind. Vaata, kus ta nüüd on. Ma ei saanud edasi, aga ma ei tundnud nagu nii halvasti ka ennast sellepärast, et samal ajal, kui ma nagu mind sealt edasi ei lastud, mul oli Spotify's nagu mu esimene lugu oli mingi top 5 seas. Ma olin nagu, I don't need this. Aga see oli nii crazy, nagu sa saad aru, mis skämm see on. Aga minu arust see on reektäeg, sest ma alati vaatan neid Superstaari saateid ja minu arust nad on selle koha pealt nii mõttetud, et sa näed, nad iga kord jahivad nagu mingisugust, nad otsivad nagu, ma ei tea, mingisugust, seda kõige, aga imelikumat inimest. No otsivad. Nad ei taha seda nagu mingid klassikad, ma ei tea, ilusad, ägedad tšikki, kes päriselt oskab nagu tööd teha, kes tahab tööd teha. Ja nad ei taha seda. Nad tahavad seda mingisugust niisugust mehhi, keda sa pead mingi üles ehitama. Aga see on põhjusega, sest et nad ju põhimõtteliselt, nagu see Superstaari deal on tegelikult nii fucked up, see põhimõtteliselt nagu, täiega mingi exposing. Ei, aus. Nagu, sa põhimõtteliselt müüdki oma hinge ära nagu. Seda ma kuulnud teiste artistidel ka. Vaata, miks muidu need mingi Superstaarid kõik ära kaovad? Okei, Aalika ainukene, kes on läbi löönud, on aga üle jäänud kõik, kus kohast olete nagu. Ei, see on väga crazy, nagu siis sa võid tõesti nagu kõikidel rahadele hüvasti jätta nagu... Oh my god, ehk see 10 tonni on ainult raha, mis sa sealt näedki või? Põhimõtteliselt maksud maha, jah? Ei, tegelikult ma ei tea. Maksud maha, vana hea. See ka veel. See on alati. Ei, see on perses. Vaat seda ma ei olegi kunagi mõelnud actually sellele poolele, et mis need lepingud ja asjad on seal nagu. Need on väga, juriidiliselt nii palju, kui ma olen puutunud nagu selle entertainment lawiga kokku, et ikka selles suhtes, et artist ikka saab nagu tõmmata sente. See kõik on niisugune, et see on nagu väga, nad oskavad ridade vahele panna niisuguseid klausleid, mis lihtsalt nagu sõnates mõttes risuvad su pigem rahast tüüjaks isegi. Suht nagu täiesti kindlalt ja nagu ma ise ei ole kusagil labeli all praegu ja isegi kui mulle nagu pakutaks midagi või ma ise läheks kuhugi labeli juurde nagu need diilid on ikka nii nagu, sa nagu pead võtma nagu juristi omale kõrvale ja nagu räägima läbi asjad. Aga meil läks siin üks just pankrotti või mina ei tea, kõik lasti lahti või kondati. Ja Warner ja... Ja mis aga juhtus? Mis meil... See on nii kurb. Mis juhtus? Kõik läks lappava. Ja, sest et nagu ma saan aru, et Soome vist jäi või? Mingis, jah, nüüd need artistid minu meelest ongi nüüd Soome all, aga nagu, if I'm being honest, nagu see on ikkagi nagu halb nagu Eesti muusikaturule nagu kindlasti, et see on nagu üli kahju, et ma loodan, et nende artistidega ikkagi nagu tegeletakse edasi sealt Soomest, aga nagu kujuta ette juba see nagu distance on juba seal vahel. Pluss kõik kultuurilised asjad ja nagu
ma ei tea, I'm just hoping for the best for them nagu. Kuule, aga ma mõtlen seda, sul on ülihea nagu sul on elu settle'itud nii hästi, et sa, okei, sa oled artist, on ju, sa oled nagu superstar, aga at the same time sa ei ole nagu laval nagu exposed, nii et sul Hanna Montana, ta oled näinud või? Muidugi, fucking love her. Mis sa oled, on ju? Nagu mõtle, siis, et sul on nagu parim nagu mõlemist maailmast. Oh my god, jaa. Et sa saad läbi nagu nende inimestega ja teed koostööd, teed seda, mida, ja sa kuuled nagu enda muusikat, ma ei tea, kus kohas, ostukeskuses, on ju. Aga siis at the same time sul on nagu see normaalne elu ka, et ma võin minna sõbrannadega, ma ei tea, välja ja keegi ma olen selle peale nii palju mõelnud, et ülihea, et sa tõid selle välja ka nagu, et mul ongi nagu best of both worlds, Hanna Montana reference, et nagu inimesed tunnevad mu häält, nad on võib-olla mu nägu näinud, on ju, aga nagu ma saangi minna nagu poodi ja keegi nagu ei, kuigi tegelikult viimasel ajal on hakanud rohkem tulema seda ala mingi pidudel, et sa oled see laulja või? Nagu see laula mulle! Reaalselt. Mul sünnipäev, ei süda mulle kloun. No pilti saab või? Ei, reaalselt. No see on üliklassik, aga selles mõttes, et see on ka üks põhjus, miks ma nagu välismaale tahan teha ka, et nagu rahad on suuremad, on ju, aga ongi see, et ma ei ole nagu, ei pea kogu aeg forefrontis olema ja seda ma ise ka väärtustan täiega. Ma just, me rääkisime rahast, ma just mõtleb, et et mis su see tavaline päev on, ma saan aru, et sa teed seda full-time, seda artisti asja, kas sa nagu actually nagu tuled omadega toime, kas sa nagu elad nagu suht hästi või kuidas sul on nüüd see, kas mina üldse ei tea nagu. Igal artistil peab olema oma suhkruissi. Reaalselt. Kes maksab mu 20-kilose lava show kinni. Aga ma mõtlengi, et nagu... Aga ma arvan, et ma nagu nõustun Jannuga, ma arvan, et inimesi hästi nagu huvitab see, et kõik näevad seda glammi, et näed, sul on kollab sellega, sul on sellega, et aga mida teeb Emily näiteks, ma ei tea, klassikaliselt teisipäeval? Jaa, täiesti lambipäev nagu. Nagu kuidas sul on, kas sul on mingi set-down meeting, kus sa tead, et sa istud mingisuguse ja... Teisipäev on taimetoidu teisipäev. Ma kokku. Teisipäeval mina ei tee midagi. Üliaus. Jaa, nagu selles mõttes, kui sa tahad nagu professionaalselt seda teha, siis ma olengi nagu stuudios põhimõtteliselt nagu, või nüüd on veits jäänud paus, sest et ilusad ilmad on olnud. Ja veits peab elu ka elama ja inspiratsiooni koguma, et oleks üldse millest kirjutada, on ja see on alati hea vabandus. Aga põhimõtteliselt nagu hästi palju on laulukirjutatud laagreid. Nüüd ma nädala pärast lähen ka Kopenhaagenisse, reisimist on hästi palju, kus siis me kõik saame kokku ja kirjutame ja networkime, aga jaa, nagu sessid ikkagi nagu, mida rohkem teed ka, seda rohkem neid sessi tuleb. Ehk siis sul on ka mingi sponsor taga siis? Ei? Ei, ainult mingi, ma tahan ausalt vastust. Ma pean teadma. Tal ei sobi, nagu keegi jomb meist läheb reisist, ta on mingi, kes selle kinni maksab. Jaa, see mind huvitab, kus see raha tuleb? Kas naised ei või ise raha teenida? Ei, muidugi võivad, aga ma mõtlen, et nagu... Ei, see on ülihea küsimus, mind ennast ka nagu huvitaks. Ja nagu, ma ei tea, kuidas ma hakkama saan. I'm very irresponsible. Ei, aga ikkagi autoritasud, ongi need vocal feed, sponsorid, nagu, mul oli Kokaga näiteks koostöö, on ju. Let's go! Koka, we love Koka. Ühesõnaga, love it. Ja sealt see tuleb. Siis see ikkagi tasub ära, nagu need sponsorid ikka vist. Väga hea, see Janella on mõelnud nii piga, kas ta hakkab artisti. Ei hakka. Ja nagu nüüd viimaks aedi, esiteks ta juba harjutab siin laval. Ja Pepe ütles, et ma oskan posti tantsu. Ma ei tea nagu ja meil pidi räägi tsirkus siin kokku tulema. Meil tuleb 2 mehe show. 2 mehe show. 2 naise show. No Ketsi part on veel nagu siuke ta peab harjutama. Jaa, täpselt, ma olen DJ. Või Šip on hüppenoori. Meil pole talle nagu veel täpselt rolli, meil on vaja ta kuskil paigutada, aga vaata siuke. See on see, et vaata nagu 5 minust käis Eurovisioonil. Kogemata oli selle venna mikrofon välja lülitatud 2 korda või? Ma mõtlesin ka seda kusjuures. Mis sellega oli nagu? Mis värk oli? Tähele? Ei, ma ei kuulanud niimoodi, et ma hakkasin kas ma kuulen selle mingi Lancelotti häält või aga miks see kõigi mingi koera nimed on esiteks? Aga ei, ma lugesin uudistes, et ühel lauljal siis oli mikrofon välja lülitatud, tema häält ei olnud kuulda poolfinaalis ja finaalis juhtus täpselt sama asi.
äkki tal oli hääl ära. Kuule, äkki see oli vihje nagu, et jää vait. Üliaus. Aga nagu... Laula nagu. Aga see on minu meelest üliaus. Nagu vahepealki... Kas sa vahepeal me vait ka olema? Ei, reaalselt nagu me paneme su mikri kinni. Sa ei saa aru, et sa ei pea rääkima. Mida sa teed siin nagu? Ei, see on ju Eurovisiooniks. Ma mõtlen, okei, sa ütles, et sa teenid raha, sa oled iseseisev, aga... Räägime siis meestest ka, nagu kõigil ikka meeldib meestest rääkida, räägi siis oma esimesest laulust. Mulle ei meeldi meest rääkida, kas saaks näidata särki või? Saab, kas keegi võiks sisse suumida? All Summer 24, Dump Him. Jaa, aga meil on ikkagi, meil on eksid, meil on laulud eksidest, nii et räägi siis. Mul on nii hea meel, et mul on siuke väljund nagu laulu kirjutamine. Aga see on mega hea, sest et vaata, muidu kui oleks see, et nii, nagu mul on eks on ja maksa talle kätte või räägid tast halvasti on ja sa mõtle, sa saad spreedida seda tervele Eestile nagu. Terve Eesti laulab kaasa, et see vend läheks laua alla nagu. Taylor Swifti teha, vaata. Jaa, konkreetselt. Kas see vend tunneb ennast nagu sitasti ka või kas ta teab, et see laul on temast? Kas ta palus vabandust või? Oota, milles me räägime? Su esimesest laulust, sa ütlesid, et sa räägid oma eksist. Nii, kas ta sai teada, mis ta arvas sellest, kas ta hakkas sind sõimama selle pärast? See on nii ammu tagasi. Probably mitte, sest me räägime ikkagi meestest, nad ei konfronti nad on nii clueless. Nagu emotsioonide ja... Ja sa nagu isegi kui refrään oleks nagu, kuule, Janelle, sa oled taun. Siis ta on nagu mingi... Ta tahaks ikka mingi... Kellest sa kirjutasid praegu selle? Kellest sa kirjutasid? See on haige. Aga ma olen küll mõelnud nagu panna edaspidiselt nagu rohkem mingeid hinte nagu lauludesse, et nagu kes teab, see teab. Et nagu ma mõtlen selle peale, ma vaatan. Ei, sa peaksid kindlasti, see on funny nagu. Ei, tal on juba valmis need reaalsed. Mul on paar ideed. Tal on juba saatlisi kirjutatud need reaalsed. Ei, aga mul on terve notepad nagu, kus mul on ideed jääsed kirjutatud nagu, aga tahaks nagu, mul selle Eesti artisti projektiga ongi veits sega, et nagu ma mõnes mõttes nii pohhi. Nagu ma tahan rahvale teha lihtsalt. Ei, meil on täpselt sama, me teeme ka rahvale, me lihtsalt spillime kõike ja nagu see ongi fun. Mul on õige. Ja keda kotib, elame ikka konnatiigis. Keda kotib, nagu ma olen nii pohhi. Ei. See on väga hea, isegi nagu halb tähelepanu on ka ikkagi tähelepanu. No halloo, nagu meil tuli siuke draama siin vahepeal ka. Meil oli ju, kuna meil siin üks juuksurisalong lendas meile full on peale, siis... Jaa, kõik tunnevad just väga puudutatuna. See on nii ridiculous nagu. Saad aru, vaata, see oli mitu episoodi tagasi on ja pärast seda me oleme veel teinud paar tükki. Ma nii loodan nagu, et mingid nagu actually suured inimesed kuulavad seda, et mingi, no me rääksime üks saade rääksime Pühajärve Jaanitulest, nagu palun, Pühajärve Jaanitule korraldaja, kas võiksid kirjutada mulle? Kirjutage meile! Et sa kuulasid meie fucking episoodi ja arvad, et terve maailm kuulab seda ja terve maailm teab, et see on sinu salong ja terve maailm nüüd ei taha. Ei, ja meil oligi mingi salong tundis sellest nii puudutatuna ja lendas meile full kaela ja see läks nii käest ära. Aga siis käituvad niimoodi. Nii et Emily Trashi nüüd mingisuguseid artiste niimoodi, et need artistid lendaksid ka meile kaela. See on hea PR. Kes on Räige Värdjas? Neid on nii palju. On, jah? Ei, aga sa võid kõik oma peikad ka rongi alla. Sa ei pea tegelikult sellepärast, et sa oled olnud nii low-key nagu. Me ei tea su elust. Me ei tea su elust mitte midagi. Kui sa oleksid teitinud. TikTok, tegelikult keegi sisu ei tea. Nagu kui sa oleksid teitinud, ma ei tea keda, ma ei oska välja tuua konkreetselt, siis keegi ei teaks sellest. Mingis mõttes ma olen üliprivaatne ka, nagu eriti suhete poolest. Näiteks oma eelmist suhet ma vist, mis on ka tegelikult, kui ma mõtlen tagasi nagu veits halb. Ma mitte ühtegi korda vist ei postitanud selle kohta. Me olime mingi 2,5 aastat koos. Ja ma kuulsin sellest üldse sinu õelt. Jaa. Nagu sa ei exposita mitte kuskil. Ma ei tea, miks mul niimoodi on. Äkki nüüd ma peaks nagu full 180 kraadi tegema nagu. Või siis sul on veel mitu rauda tules ja ära tee seda 80 kraadi. Meil on siiski Dump Him suvi, eks ole? Ma arvan, et ma olen praegu täiega sellises eras, et nagu kindlasti peab olema mitu rauda tules. Nagu ma olen ärge kuulake, poisid. Ei, poisid, kuuleks seda, et ta on valaline. Ja nüüd ärge rohkem She's hot and steamy. That's all you need to know. Sest muidu sa nagu, you get attached nagu ühte venda, vaata. Ja see ei ole kunagi hea. See ei olegi. Sul peab olema mitu rauda tules, sest kui nagu üks, ma ei tea, ei taha midagi teha, nagu too päev, siis sa nagu kirjutad teisele.
ja kui tema ei taha, siis kirjutad nagu kolmandale. Õige. Ja kui kolmas ka ei taha, siis leiad uue. ja aga nii ongi. Aga ma arvan, nagu sa oled, vaata me oleme alati mõelnud, et noh, kuulsust või nagu siis kuulsamatel inimestel on räägime nagu mingitest suurtelt artistidest, mingi kuulsad inimesed siin Eestis. Eestis ei ole kuulsusi. No okei, sorry. No mis me siis ütleme? Tuntud inimesed. Tuntud inimesed. Siis et neile nagu slaiditakse DM-idesse. Üks Eesti artist, üks noormees ütles, et tal on nagu DM nii paksult täis ja saad aru, et keegi oli saatnud talle video, kuidas mingi nuda või? Ei, kuidas oota, meesartist. Oh my god! Teile ma räägin seda, ärge olge nii üllatud. Mina ei tea seda actually. Muidugi sa tead, ma räägin oota, kas sul on video alles vast? Ma olen intrigued. Ei, aga nagu kui ta ütles seda asja, et tal nagu reaalselt lendab siukest asja DM-idesse, siis ma mõtlen küll, et vau, nagu mõttes on nii easy. Sa ei pea mitte kuskile minema, DM-id tulevad ise, siis sa lihtsalt scrollid nagu mingi menüüs oled. Okei, davai, täna ma tahan seda, täna ma tahan seda, täna ma tahan seda. Aga tead rääkides kusjuures nendest meeste DM-idest, siis nagu naised, ärge olge niiksed, ma olen niisugused süütukust. Ma hiljuti nägin ühe sportlase DM-e ja ma ütlen teile ausalt, et nagu kes see sportlane on? Mis ei maini nimeltsid. Ühesõnaga, sportlane ja ma vaatasin ta DM-e ja tüdrukud, girls, you are nasty. Nagu tüdrukud saadavad nii haigeid asju, ma pidin pikali kukkuma. Ja see on nii hale, sest see on nagu nii desperate. Nagu Emily, palju sulle DM-is tuleb nagu mingi, sa oled kõige ilusam, ma teen sulle seda, teist või kolmandat ja tule nüüd, lähme koos. Ja no pigem tuleb. Ja just nice. Enne kui ma siia enne kui siia ka tulin, siis just nagu üks vend mind kirjutas, et olen ammu su tegevusi jälginud ja et lähme koos äkki mingi pildistama ja nagu mingi olen ammu jälitanud sind. Olen ammu jälitanud sind põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt nagu. Ei, aga nagu kas sa oled nagu kellegile vastanud ka, kes on nagu ja kas sa leidnud, ei, kuidas sa leidsid oma eksid nagu, okei, esimest ma tean, kuidas sa leidsid ta, on ja ülejäänud nagu, okei, I be on Bumble right now, on okei, kõik poisid, kes te olete Tinderis, te olete vales kohal. Vale äpp on see. Te olete vales kohal. Ma ei tea, Tinder tundub nii nagu liiga trashy nagu ei see veits hirmus, see on nagu päriselt minust veits hirmus ja nagu sinna ei julge astuda ja siis ma testin Bumble'it honestly, ma tahan nagu rajas olla nagu ma submitisin ennast sinna, ma olen juba mingi mitu kuud seal mingi waitlistis, vaata anyways, fingers crossed on that aga nagu kus ma ta leidsin või? Ma ei tea, see kuidagi ise kus ma ta leidsin? Prügikastist. At this point I think you must try. Ega sorry, aga üldjuhul kõik need ekskutid on niimoodi, et see on nagu prügi, mis on kukkunud seal prügikotist välja lihtsalt. Sa oled nagu korjata üles mingi hetk mingi, ma tõstan su tagasi sinna nagu. Ei reaalselt, kus sinna, kus su koht on nagu. Aga nagu ma olen mõelnud nagu, mul on pigem olnud nagu et kas ma tahaks nagu olla suhtes nagu mingi avaliku elu nagu ja näiteks mingi teise artistiga ja ma ei ole kindel või nagu ma ei tea, kuidas see dünaamika oleks, sest et ma olen pigem olnud, mul on 3 nagu suhet olnud, pikaajalist suhet ja nad on kõik olnud nagu üliprivaatsed ja nagu ma ei tea, aga Emily, räägi oma eksidest. Ma eksidest ei taha rääkida, ma pigem vaatan edasi. Nii, meeldib. Keda me vaatame? Ja keda me vaatame? Keda me call outime? Meil on, mida vaadata. On, jah? Oh, we like that. We like that. I love that for me as well. Nagu, oh my god, ma loodan, et ta ei vaata seda. Aga nagu üks kutt, kellega ma nagu semmin praegu. Nagu ma olin teda juba nagu aastaid nagu vaadanud ja ma teadsin, et kui me kunagi peaks nagu kokku saama, nagu shit will go down ja nagu täpselt nii oligi, nagu ma sain nagu vaata mingite inimestega on niimoodi, et nagu sa tead, et nagu kurat, kui võimalus tekiks, siis annaks, okei. Siis annaks. Ei, aga siis annaks. Temast ongi see laul. Emily, sa ütlesid, see laul ei ole mitte kelleski. Nüüd ikka veits on. Nagu osadega on niimoodi lihtsalt, et sa nagu vaatad peale, sa tead, et kui nagu võimalus oleks, ma reaalselt nagu teeks suga asju. Ja täpselt nii oligi. Ja aga noh, see on üks on ja siis mul on teine. 4 tükki veel seal. Mul on see, et mul on kuttide puhul see, et nagu mul on nagu lambi vennad nagu ei istu. Nagu see vend peab nagu tegelema millegagi ja nagu olema nagu
vähemalt semi nagu successful as well, nagu see on minu jaoks nagu seksikas, nagu kui sa lihtsalt aga mis su overall type on nagu välimuse poole? jah, räägi taibist. Oh my god, mul tegelikult ei ole üldse type'i, mul läheb nii seinast seina. Nagu ma mõtlen, kui ma mõtlen sekstile naked, ma tean, siis need on täiesti seinast seina. Ei, reaalselt, nagu esimene kutt oli muusik, teine kutt tegeles mingi spordi ja fitnessiga, on ju, siis teine oli full IT nagu nerd, which I love, oh my god, nad on mu nõrkus millegi pärast nagu need nohikud. They be freaky kinda nagu. Me oleme rääkinud sellest, et nagu kui on nagu mingid targad poisid. See on lihtsalt, sul laad kohe mingi püksimereks. Kui nagu intelligentsus on sinu jaoks nagu seksikas, et nagu mitte niivõrd välimus, aga see intelligentsus nagu. Ja siis, aga mul niivõrd nagu type ei ole, aga banter peab olema hea, kindlasti. Nagu ma seda ei suudaks, kui me nagu oleme lihtsalt füüsiliselt nagu attracted, aga nagu banterit ei ole seal taga. See on nii igav ka, see on vaata see, et nagu see kaob kohe ära, mida ma teen suga, nagu seksin ära ja lähme koju. Kõige olulisem on see, et sul on selle inimesega ikka niisugune, et kui sa näed teda, kus sa saad mingi, sa tunned seda energiat, nagu sa on kogu aeg seal, see on mingi... Saad aru, Emily, sa ei tea, et Janellal on terve voodi täis mänguasju. Saad aru, ta ei saa isegi... Yes! Lõpuks keegi. Ei, reaalselt, kus te magate? Mis asjad sul on? Kas me räägime saades mänguasjadest? Padja all on jõhker nagu mingi. Lõpuks ometi. Seal on asju. See on aaretel aegas. Ei, vaata, Janellal on nagu actually kaisuk. Tal on nagu Farmville. Tal on need... Oh my god, show me later. Tal on nagu kilpkonnad ja elevandid. Vaata, ma ei tea, kas tead neid mänguasju, mida sa võid võita nendest mingi putkades, vaata, kui sa pead tulistama maha mingi purke. No Janella on hevilt tulistanud. Tal on terve voodi täis neid. Ja tema pihtaga tulistatud. Ma arvan, suurem küsimus Janella on see, et ma sügavalt kahtlen, et sa ise ostad neid. Kes see toob sulle neid? Ei, sa never ei osta ise. Ei, ma räägin, see on... Oh my god, see oli nii naljakas. Oh my god. Mul just nüüd see sünnipäev, mul on 8. märts sünnipäev, naistepäev on ju, juba fucked up teema, aga me ei räägi sellest. See oli niimoodi, et oh my god, nagu saareti Lilli on ju, Lilleedi nagu helistas, et joo, et sul on nagu pakk on ju. Nii, ja siis tuli kuller kohale ja seal oli 2 kimpu. Üks oli mu nagu praeguselt kutilt, kellega ma semmin ja teine oli mu eksil. Oh my god! Lõpeta ära! Kas see nagu kas toonaaegne Peika nägi ka seda või? Ei. Ja neid? Aga kumb kimp parem oli? No pick your poison öeldakse selle kohta. Okei, see oli niimoodi, et üks oli nagu see, kellega ma praegu semmin, oli lihtsalt nagu suur roosikimp. No väga ilus kimp selles mõttes. Aga mu eks, oh my god, võib-olla see, oh my god, that's crazy. Oli ka nagu lillekimp, nagu ilus, mingid tulbid, vaata, no okei, tulbid on nagu ilusad, aga nagu roosid on rohkem minu teema. Aga seal oli veel kingitus. Nii. Nagu väga hea ja kvaliteetne ja expensive nagu vibraator, nagu väga hea, aga samas me olime lahus juba sellel ajal nagu, et keegi, okei, tegelikult seal oli see teema ka, et ma rääkisin, et nagu mu nagu praegune nagu vibraator läks katki nagu ja siis ta oli nagu, et ma kingin sulle sünnipäev. Härra kuule, sa räägid oma eksile siuksed asju või? See on ka nii fucked up teema. Me jäime veits nagu suhtlema pärast nagu, see on nii omaette teema nagu, me jäime veits suhtlema nagu pärast lahkuminekut ja nagu siis ma kuidagi nagu vopsus välja nagu ja siis, aga see temast ülinais, et ta nagu reaalselt kinkis mulle nagu ülihea nagu ülikvaliteetse, nagu see maksis nagu mitu sotti. Vaata mõtle, kui bitter see on tegelikult. Nagu ma olen eks, on ja mu pruut on uue kutiga koos. Ma kingin vibraatori. Ja ma kingin vibraatori ja mõtlesin, uus kutt näeb, et see on nagu mingi what the fuck is going on, nagu mingi kas sa räägid inimestest? Aga ma ütlesin talle ka seda. Ütlesid või? Sellele uuele, jah. Mis ta ütles? Ta oli mingi, joo, nii tore. Me ei ole eksklusiivsed, vaata. Ei, aga me ei ole kunagi nagu eksklusiivsed olnud. Et nagu, siis me olemegi nagu lihtsalt nagu sõbrad, kes vahel nagu saab kokku ja mingi fannivad. Minu meelest see on üli fun. See on mu lempar. Mulle ka meeldib see teema. On ju. Aga tead päeva lõpuks eks, ta kingis samuti vibraatori, mitte mingisuguse hambaarja, eks ole, nii et Janella väiksed võistud aga see oli elektriline hambaarja. See oli elektriline. I'm looking up for you. See oli 2 ühes Janella. Jaa. Lõpetage ära, kui näesti. We've all been there.
Oh my god. Oota, ühesõnaga, sul ei ole taipi. Sul on vibraator. Sul on vibraator. sul on vibraator. Üks type, mis mul on võib-olla on see, et mulle meeldivad kossuvennad täiega. Ma ei tea, miks. Ma tean, sama. Meil on kõigil üks type vist. Aga teil on ka üks type. Minge nii peale. Ei, aga... Lõpeta ära, see oli nii... Sellepärast Emil panigi nii palju hullu, kui me eelmine kord väljas käisime. Ei, aga nagu... Okei, aga mis sulle nagu meeldib nende juures? Meeldibki see sport või meeldib... Pikad mehed. Pikad mehed või mis? Pikad, jah. Pikad mehed, jah. Kuigi vaata, see pikkus on ka vahel eksitav, nagu, kui me mõtleme nagu selle sa peale. pead jala järgi vaatama. Või käte järgi, käte järgi. Mul on teooriad käed. Selleks, aga mina ikkagi olen jätkuvalt seisukohal. Mis puudutab üldse spordipoisse. Nad on nii confident selles, et nad on fitid ja nad lähevad peale kõigile tšükkidele. Nad ei pea üldse pingutama. Ja ma räägin siis voodisalakust, nii et nagu... Me kõik oleme olnud sportlastega, me kõik teame, millest me räägime, eks ole, nii et... Mul on väga eredad meeles, kuidas Ketriin ükskord kirjutas, et väga soliidne. Soliidne. Ma ei osanud seda... I love it. Saad aru, ma olin mingi... Seks oli soliidne. Okei, aga mul on tegelikult üks type veel. Vanemad mehed. Vanemad mehed või? Mis on vanem mees sinu jaoks? Nagu, ma ütleks, et kõige kõrgem, nagu, mis ma oleks nõus minema, ongi nagu mingi 45, siuke 50. Okei, see olekski nii vana või? Okei. Ma ei tea, tänapäeval see on mingi... Peaasi, et oleks noorem kui Sissi. Võiks olla, jah. Ja, ei seda, samas, ei. Aga vanemad mehed, kas nad on ju nii, nad vist tahavad kodus istuda, ei va? Kusjuures tegelikult ei taha neil nagu teatud nagu mingitele vanematele ikka nagu, kui neil on see, et nad on juba majanduslikult nagu kindlustatud ja neil on nagu kõik hästi, siis nad viitsivad siin poputada, nad tahavad ringi käia, nad nagu ehivad ennast sinuga. Ja nad tahavadki vaata seda nooruslikku ja nagu ägedat energiat enda ümber, et nagu, et siis nad tunnevad ennast ka nooremana kohe vaata. Et see on ülihea point, aga ja ma ei tea. On sul olnud mingi... No, mu eks oli nagu 13 aastat vanem minust. No tegelikult 13, no see ei ole nagu... Ma ei tea, mu vanematel oli ka vahesus mingi 10 aastat. Aga mulle meeldib see dünaamika, mulle meeldib ka nagu vanem mees ja ma saan talle kuidagi... Okei, daddy issues nagu kohe tuleb välja. Me ei pea seda isegi mainima, see on nagu kindel. Aga mulle meeldib see dünaamika nagu üldse nagu suhetes see, et ma saan nagu vaadata üles. See on nii crazy märst, et nagu absoluutselt igal tüdrukul peab olema daddy issues. Nagu variant A, sul on nii hea issi, et sa tahad endale täpselt samasugust meest. Variant B, sul ei ole olnud hea isa, sellepärast sa otsid endale vana meest, sest tahad endale isa. Aga see ongi nagu, minul nagu see, et mul on nagu väga nagu äge isa ja mul on täiega see teema, et sorry, aga kui ma olen naine, siis ma ei viitsi mitte lillegi liigutada. Heas mõttes, ma tahan, et mõtle minu eest, toimeta. Kui mina istun sinu autos, siis mina eeldan, et sul on plaan paigas. Väga õige. Ja nii lihtsalt ongi. Minu papsi on mu emmed kohal nüüd terve elu niimoodi. Ta on mitte kunagi pidanud elus tegema kommentaare, et kus mu lilled on või nagu, ma ei tea nagu, või et naispäev on tulemas mingi vihjed viskama. No ma ka ei viitsi mingi paluda asju. Või no ma viitsin paluda asju. Aga meestel meeldib ka paluda, rääkides palumisest. Mis sul DM-ides toimub? Kes sind palub? Kes sind palub? Naiseks. Iga päev palutakse naiseks. Oh my god, seal on asju, mida ma reaalselt ei julgeks vist näidata. Nagu. Mul on üks nagu teine kutt siis, kellega ma semmin. Ja nagu, to be fair, ma olen kõige kaugem asi nagu vanillast, nagu to be fair. Ja nagu seal, mis sa oled ise mingi friiki? Ma olen väga friiki. Oh my god, mida ma siin expose'in praegu. Tahtsite rohkem teada, nüüd saate kõik. Ja nagu see, mis seal toimub, on nagu siuke, et ma arvan, kui keegi teine vaataks, kes nagu ei mõista seda, ta oleks nagu... Nagu ta kirjutab mulle, et ma tapan su ära ja nagu ma olen nagu let's fucking go. Oh my god. Mingi kuidas? Jah, vähevalt. Aga nagu, jaa, see on nagu... See on ka nagu osa Pantherist, vaata, mõnes mõttes. Aga nagu, jaa, see, mis seal toimub, on nagu crazy. Aga kui palju sulle nõdel saadakse? Või palju sa ise saadad? Oled sa saatja või? Muidugi. Ma pakun. Ta on kala, ta raudselt on. Ma valin väga, nagu kellele ma saadan. Ja ma saadan alati erinevad, nagu selles mõttes, et siis ma tean, vaata, et kellele ma saatsin. Ja siis, kui see peaks
välja tulema, siis ma tean, kes nagu selle edasi saatis, vaata. Et sa pead nagu mingit Exceli tabelit või? Ei, aga see on aus. Revenge porn is literal shit nagu. Reaalselt. Aga samas, isegi kui see tuleks välja, mul oleks üli hea meel, sest I look fucking hot nagu. Ei, see on nii aus. Ei, ma teengi nagu selle intentioniga, et kui ma nagu teen selle nude praegu, see võib tulla kunagi välja. So you better make it fucking good nagu. Yeah, you better make them good. That's the point. See, kui see liikib, siis ikka mingi, oh damn, vaata. Jumala õige. Ja nagu ma ei tea nii pohhuiga nagu. Meil kõigil on nagu samad kehad nagu. Mulle nii meeldib nagu see pohhuistlikus juures, vau. Ma täiega pohhuist. Ja mulle üldse ei tundunud, sa ei tundunud üldse siuke inimene mulle nagu, kui sa nagu praegu räägid. Mul üli pohhui nagu. Sa tundudki siuke vanilja, siuke vaikne, tore. Aga see ongi see hääl on väga eksitav. On küll, jah. Nagu kui sul on mingi ingli hääl, siis sa ei arvagi, et sealt tuleb mingi. Üks asi, mida on kõik mehed, kõik kutid nagu toonud välja, minu puhul ongi see nagu, et see hääl, vaata. Ja siis üks asi, mis ma teen nagu, kui ma räägin vestlustes, vaata, siis ma nagu, üks asi, mis ma teen, mida ma olen märganud ja siis nad toovad selle, kõik kutid toovad välja, ma teen nagu, jaa. Ütled sellist asja, jaa, nagu, kui nad räägivad midagi, vaata. No, vaata, sa nagu paned mehed rääkima iseendast, siis nad on juba, oh my god, sa oled nii lahe, aga tegelikult on terve vestlus endast rääkida. Ja siis ma olen nagu, jaa, ja siis nad on ka vastu mingi, jaa. See on nii huvitav, kõik on selle tood välja. See on väike saat. Saad aru, me rääksime üks episood, rääksime sellest, et mehed nagu laulavad peas, no kepea laulavad laulu, et nad ei tule mõtteid nagu eemale peletada. Kas sa laulad kaasa? Kas sa laulad ka midagi, kus sa seksid? Oh my god. Anna veel. Anna veel. Vau. Ei, ma mõtlen, kui hea sul on, kui sa oledki nagu laulja, actually. Siis teed seda. Aga selles mõttes, et nagu, kuna ma häälega vaata töötan, siis ma täiega mängin selle peale välja ka. Mul ongi see, ja mis siis edasi? Ja. Oh my god. See võiks olla mingi phone sex, vaata see. Oh, I would eat that shit up. Ja ma mõtlengi, et kas... Ei, kui muusikast välja ei tule midagi, ma täpselt siis äkki. Plaan. Nii et... Mulle mõtle vaid sulle. Kõik artistid on, fucking OnlyFansis nagu. Aga mis sa OnlyFansist arvad? Fucking get your bag nagu girls nagu. Sa saadad niikuinii tasuta nagu, siis might as well nagu... pane paywalli taha. Ma ei tea, jälle, mul tuleb see pohhuism jälle välja, nagu nii pohhui nagu. Aga see ongi ülihea, see on nii värskendav, sest et nagu kõik on nagu mingi räige müüri taga. Eriti, kui sa mõtled, sorry veel, aga nagu siin väikses Eestis. Tegelikult kõik teavad kõike, eks. Tegelikult on, jah. Siis sa oledki nagu mingi, me just naerame kogu aeg, et Eesti ainult kuulsust on mingi ala Anne Veski. Mingi Ivo Linna, eks ole. Et siis nagu, miks sa nagu nii hullult varjab või miks sa oled nagu mingi kulisside taga peidus, et näite, kes sa oled, inimeste läheb see nagu räigalt peale. Täiega. Ja meil kõigil on lõbusam. Muidugi kõigil on lõbusam. Hot gossip ja kõik jama ja kõik nagu... I love gossip, jah. Aga lõpetuseks, Emily, ma ei tea, äkki sa tahad, ma ei tea, midagi öelda vaatajatega, kas sul on mingid esinemisi tulemas? Jaa, räägi, kus me näeme sind üldse. Kus me näeme sind veel? Või kus sa huugad? Tellaris. Purjus peaga kusagil mingi kossu ennaga. On meil üldse mingeid vallalisi kossuvendasi või? Kui on, siis öelge mulle. Sest et ma ei tea praegu ühtegi vist. No vot, aga miks mul DM-ides siis on nagu mingi 2 tükki vähemalt? Oh my god, that's the tea. Nii et kui keegi on Emilist huvitav, siis peate jooksma sellepärast, et kossukad on juba seal. Ja nad on nii pikad poisid, et nastuvad teil peale. Ja, nastuvad üle teist. Nii et minge Tellarisse, otsige Emili ülesse ja... Astuge mulle ka peale. Palun. Tegelege minuga, ühesõnaga. Mul ei ole mitte midagi öelda. Mul on ainult seda öelda, et mul on hea meel, et te kutsusite mind, sest reaalselt see on nagu dream come true. Ja paneme, mul on hot girl summer, ma plaanin olla õues, nagu see suvi. I'ma be outside, nagu. Ja all summer 24, dump him. Ja lihtsalt elame life'i ja ma olen nii elevil ka. Vaatasid poisid, kes praegu vaatasid, oli nii okei, davai, väga hea, ma lähen Tellarisse, ma lähen kõikides kossakuttides, lähen mööda, lähen leian Emily ja Emily lihtsalt nagu mingi ei, aga proovige ikka. Proovige ikka! See on väike challenge. Mina lihtsalt arvan, et igal tüdrukut peaks elama suve nagu Emily. Ja nii ongi. It's about the chase. Ja nagu meestel on ka vaata see, et kui sa ütled neile, et ei, ma ei taha suhet, neil käib mingi klikk peas ära, et ma pean nüüd seda tüdrukut saama. Kui sa ütled neile nagu, et ei, ma ei taha suhet, nagu ma ei otsi praegu midagi. Ja võib-olla need ise on samas mõtestatuses nagu, aga siis neil käib mingi klikk ära, nad on nagu
oota, mis asja sa ei tahagi nagu minuga neil tekib kohe see instinkt minu kogemus, jah. I'm taking that shit home. Reaalselt. No see ongi, see on põnev, vaat see on game jälle täielik nagu mingi choice. Let's play that game. Ma võin ka mängida. Vaatame, kuidas suvi läheb siis. Igastahes olge Bumbles, olge Tellaris. Jaurake ringi, me loodame, et teile meeldis. Jalutage ringi, olge purjus. Andke veel, andke kõigile räägi. Andke palun veel. Annaks veel. Kuulake laulu, pange hullu. Pange hullu reaalselt. Ja nii ongi. Super. Väga hea. Aitäh. Näeme juba. Ciao. I'ma kick back when you fake